Pontsu ja Pahvi said täna uue mängu. Esimene tutvus. Siin on siis selline. Lülitasin välja, et kassid saaks rahulikult uudistada. Kui mängu seisma panin, oli ikkagi Pontsu esimene, kes tuli lähemalt uurima. Ma tegin sellise kavala nutsu, et sidusin pikema nööri selle saba külge. Võib-olla liiga pika. Siis nad julgevad võib-olla seda püüda, muidu kui see on liiga lühike, nad ei julge sellele agregaadile lihtsalt nii lähedale minna. Näe, kohe hakkab mängima. Valesti tehtud. See nöör peaks palju pikem olema. Kass ei julge minna nii lähedale, eriti algul. Kuna see heli on ka selline, nagu natuke peale tükki. See pikal nööril oli see miinus, et ta kippus sinna alla minema ja kinni jääma. Aga nüüd on küll õigesti. Nüüd ma tegin ta nii lühikeseks, et ta ei lähe sinna päris alla. Puntrasse. Pontsu, kas pea käib ringi juba? Pahvi, mis sa arvad sellest uuest naljakast mänguasjast? Näe, tubli Pontsu. Pontsu hakkas esimesena mängima sellega, oi. Kui ma korra seisma panen, siis ta tuleb püüdma. Mulle tundub, et see saba jookseb liiga kiiresti kasside jaoks. Ja lärmakalt, vaikselt oleks vaja, paneme uuesti selle. No nüüd ta läks hoopis vanu dressipükse närima, huvitavam. Kui mäng on nüüd mõnda aega vaikselt seisnud, julgeb Pahvi lõpuks ligi hiilida. Algul oli tema just uudishimulikum, aga siis vajus nagu ära. Hästi ettevaatlikult, jumala pärast, et see mäng üles järkaks. Seal all on. Hommik on käes. Pontsu jälle platsis. Teine hommik Kiisu mänguasjaga. Põhiliselt siis Pontsu. Põhiliselt mängib sellega Pontsu meil. Pahvi on rohkem õues käia. Kiisu. Lammutad selle mul ära. Näe, ma olen juba restaureerinudki seda.
ma olen juba teipinud seda ja jah. Noh, nüüd ei saa hiir üldse liigutada enam, oi. Nii. Pointsu, mis sa tegid? Pointsu, hiirel tuli saba ära. Pointsu, sa lammutad selle mängu täielikult ära. Nüüd ta närib juba seda. Nüüd ta närib seda juba. Närib seda. Pointsu. Ja vaadake, mis ta teinud on. Ma olen seda ühe korra liiminud juba. Pointsu hambajäljed on kõik peal siin. Näeme, et see on keskelt juba katki. Niimoodi. Läks koos olema, ma ei tea. Pointsu! Jah, küll sa oled mul osa. Oi. No nagu näha, siis selline katkine mänguasi huvitab neid ikka juba palju rohkem. Et jätamegi siis nii või? Nüüd on juba isegi Pahvi tulnud uurima, enne Pahvit üldse ei kottinud. Millal saavad kassi mänguasja tegijad aru, et kass on ohtlik kiskja, kellele tuleks teha ilmselt, ma ei tea, kas rauast või teemantist, maailma kõige tugevamast materjalist mänguasju, mitte õrnast plastikust ja riidest ja mingitest sulekestest. Pointsu vahepeal rõdu peal. Pointsukene, näed, meil on kassivõrk on endiselt ilusti olemas siin. Sai siis maikuus pandud rõdule kassivõrk ja ükski kass siit enam välja ei pääse. Nii et nüüd nad võivad käia vabalt rõdul. Mitte midagi ei juhtu. Pointsu tuleb ka nüüd rõdult tagasi. Oi, Pahvi on hoos nüüd. Näed, ilma selle hiire sabata on hoopis huvitavam. Minu kassid on konstruktorid. Modifitseeritud või? Ikka, see on edasi jõudnutele. Jaa. Alati kui mingi parandamine, ehitamine, remontimine käib, siis on Pahvi kohal. Ja nüüd samamoodi. Mängu saba läks katki, mäng funktsioneerib ka ilma sabata ja Pahvi on kohe suur huviline, enne üldse ei huvitunud.